Väga hästi ei paista, sest väljak jääb see majade vahel, aga meie hotell ka paistab ära, see suur roheline ala on linnapark seal. Üleval paistab obelisk. Obeliskist alla on linnapark ja linnapargist allapoole on meie hotelli fassaad paistab see ilusasti ära. Ja sealt vasakule poole, see linnapark vasakule poole on see endine jesuitide kiriku kompleks, kollane kirik, mis seal on fassaadiga. Kahe torniga on siis katedraal, mis sealt jääb. Ja paremale poole siis ka, miserikordiast paremale poole jääb ka siis üks vanem osa, kus nii palju vanu maja enam pole, kus on ka üks väike kirik, et see on ka nüüd üks sellest kiriku kogukonna või kihelkonna kirikutest, mis siis Angra moodustab. Ja linnapargist paremale poole kohe suur hoone, mis on valge ja punaste nende triipudega. See on nüüd see frantsiskaanlaste klooster, kus siis praegu on linnamuuseum sees. Et see all on siis see linna keskusosa ja edasi on linn nüüd praegu siit kasvanud, et praeguses ka on Angra de Heroismos nüüd küll mitte võtta nüüd need haldusüksused, mis siin on ja muidugi mitte ka omavalitsus moodustab poole saarest, on ju. Aga see linna territoorium, kus majad on üksteise kõrval ehitatud, et neil siukest seda mõõtmist tegelikult ei ole statistikas. Aga selle järgi välja arutada, siis ta on kuskil 11 000, 12 000 inimest, kes elab Angra de Heroismos. Aga kõik need linnad või asulad, mis edasi lähevad, ega nendest ka peaaegu kõik inimesed, kes tööealised on, käivad tööl Angra de Heroismos. Või siis isegi saare põhjaküljel seal näiteks lennujaamaga seotud kohad ja edasi sadamaga seotud kohad. Et kahele poole need, ei saa päris eeslinnad, aga ümbuskond on kasvanud. Ja vasakule poole ka küla, mis seal paistab kirikuga, suure kirikuga on Sau Mateus. See on see, kus me siis järgmisena läbi sõidame, kui hakkame sõitma lääne poole. Ja mägi, mis pilvede sees on siis saare kõrgem tipp. Ta õhtupoole võib veel selgem olla, sest hommikupoole rohkem pilvi, õhtupoole vähem, Santa Barbara. Selle Santa Barbara ümber me tegelikult ka sõidame, kui me hakkame sõitma. Et tee pealt muidugi väga hästi silma ei paista, et ta on ikkagi vanem vulkaaniline kompleks, millel nõlvad enam nii järsud ei ole, aga Santa Barbara tipp on üle 1000 meetri, siis üle kilomeetri kõrgune on siis. Ja otse nüüd siin linna taga, ahelik, mis siia jääb ka osaliselt pilvede sisse, see on nüüd ühe veelgi varasema vulkaanilise kompleksi väliskülg. Et selle nüüd kraatripoolset osad, kaldeerat me näeme hiljem pealelõunal, kui me seal Kobaste ja Fumarooli välja juures oleme. Et seal me näeme seda, kus see kraater omal ajal oli. Ja see parempoolne mäeahelik, mis siin on, see on veelgi kõige varasema vulkaanilise kompleksi väliskülg, nii palju alles on. Et Hello. Carlos teritab teid siis Terceira saarele. Sama mees, kes meie eile lennujaamast tõi ära ka. Homme samad moodi sõidab siin ringi ja viib tõenäoliselt lennujaama tagasi ka meil. Ja see, kus me praegu oleme, on siis linnapark. Linnapark meie hotelli taga. Kohe meie hotell ka kannab siis pargi hotelli nime põhimõtteliselt. Angra Park hotell või Aia hotell. Ja samatmoodi siis ka erinevad valitsejad, Portugali valitsejad, kui nad nüüd siin käisid, sest Angra oli siis väga pikka aega kogu Assooride pealinnaks. Ja kui nemad Assoore külastasid, siis Angra de Heroismo oli loomulikult see kõige tähtsam linn, kuhu tuldi, käidi ka teistes kohtades, aga see oli see koht, kus siis nagu peatuti pikemalt. Ja sel ajal ka paljud valitsejad selles samas hoones loomulikult siis peatusid, sest see oli nüüd selle koloonia keskus siis, aga see koloniaalsüsteem, see kaotati ära 19. sajandi alguses peale seda kodusõda. Kui kodusõda oli lõppenud, siis liideti Assoorid Portugali riigiga, Portugali kuningriiga täielikult ja loodi Assooride provints, mis siis hiljem jagunes 3 erinevaks provintsiks, et iga 3 suurlinna, suuremat linna tol ajal, mis oli Angra de Heroismo, praegune kõige suurem linn siis São Migueli peal Ponta Delgada ja samatmoodi siis Fayali peal Horta, mida me ka näeme. Et iga nendest 3 linnast sai siis ka endale ühe piirkonna valitsuse, aga senimaani oligi Angra de Heroismo enamik aega see, kust kohast Assooride üle, kõigi Assoori saarte üle valitseti. Ja 1882 rajati siis siia teatrihoone ja teatrite puhul ka Assoori saartel oluline on see, et nad ei ole nüüd need kohad, kus pidevalt etendused toimuvad. Teatrihoone Assooridel on pigem siis selline koht, kus saab korraldada üritusi, kuhu saab rohkem rahvast kohale tulla. Linnaväljaku nime tuntakse. Selle väljaku peal on olnud ka enamik aega siis linnavalitsus, muidugi mitte kogu aeg. Praegune Raekoja hoone, ka see sama siin on, mida me ka seespoolt natuke näha saame ja praegune Raekoja hoone on pärit 19. sajandist. Et see saal siin on siis nüüd Raekoja nõupidamissaal ja sellise hulka välisena, nagu praegu on siin,
oma kuulatud kaunistustega ja uhke siivtapeediga, mis siin on, sai ta siis 20. sajandi alguses. 20. sajandi alguses peatus Terceiral siinsamas Ancra de Reismos tollaegune kuningas Carlos oma naise Ameliaga. Ja siin peatudes ka siis selle auks, siin peatusid enne seda siis ka see saal, kus siis vastuvõtt korraldati, muidugi uhkelt kaunistati. Nii et sellest ajast on pärit ja Amelia ise on ka siin keskel, et näha kõigepealt tollaegune kuninganna Amelia. Ja kõrvale siia jääb siis Pedro IV, noorpõlla pilt, enamasti on ta nüüd vanemast heas kujutatud. Ja võtmed, mis siin näha, need on nüüd siis sellised sümboolsed võtmed, tseremoniaalsed võtmed. Ülevalt on siis linnavõtmed ja all 2 suuremat võtit, need on siis kindluse võtmed. Härga seotud üritusel korda on köi. See on see, et härg on köie küljes, tänavalõik 200-300 meetrit ja mehed hoiavad köies kinni, et härg kuulda käib ära ja läheb jooksu sinna mööda tänavat ja julged kohalikud küpvad ära ette ja üritavad enne, kui Sorjaga tagumikku saab härjast ära saada. Lõpet on osa või vaata. See on tõesti see, et on vabatahtlik ja kõik, mis seal toimub, ma olen ise käinud sellel. Kui ma käisin siin Terceiral olin, ma olin aprillis ja aprillis meil veel ei ole, ta suvine aeg, see on oktoobri keskpaigani välja, korrastatakse neid. Ja täna toimub neid ka ja enam iga päev toimub 2 tükki neid, mitte siin Ancras, et on Ancrast väljas. Sinna vahemaa, ta nüüd ei ole väga palju ei ole, alla 10 kilomeetri minnes see lähem koht, mis on. Nii et sinna tuleks kindlasti ka, kui minna transpordi eest muidugi ise maksta. Kas taksoga või millega, et seda saab nagu uurida. Et kui huvilisi on, siis sinna muidugi minna, aga see on ka see, et ma pole ise selle käinud. Põhimõtteliselt need süsteemid on niimoodi, et rahvas tuleb sinna kokku, kuid sama külaelanikud, mis on, nemad seda vaatavad. Ja üritavad leida endale tüüpse koha, mis on kuskil kellegi aias või kuskil müüri otsas on mujal, et kui härg lahti lastakse, et sinna jalgu ei jää. Vahel muidugi härg hüppab ka müüri otsa, üle aia ja edasi, nii et ta rahulikult paneb videos need, kus siis ka seal vanadeti istub mustad riided seljas, nagu traditsioonid riided on, oma seal tooli peal, kus ta hoolikalt ilusti pandud sinna müüri taha, aga härg hüppab üle müüri aeda ja jookseb vanadeti pikali ja paneb seal veel ringi edasi, nii et see on täiesti selline asi, millel mina ei vastuta mitte millegi eest, kui keegi sinna läheb ja keegi iganes juhtub, see ei ole üldse minu vastutada, mis on, et see ei ole nagu see. Ta ei ole nagu härjavõitlus, kus te olete tribüüni peal ja aeg on all ja see ongi kõik teie kokkupuude härjaga ja asi ise muidugi maksa midagi, sest ta on kohalik lõbustus, mida iga päev korratakse kuskil saare osas. Et keegi on midagi võtta ja üksikud turistid muidugi satub ka neid siia sinna vahepeal vaatama, aga neid ei käia muidugi vaatamas niimoodi organiseeritud grupiga, et kohalik firma pakub välja, et nüüd läheme sinna, seepärast, et alati on nüüd see riskimoment seal juures. Ma saan aidata, aga mitte siis kui juba midagi juhtub, siis ma saan ka natukene aidata. Ja tegemist on siis lavakoopaga. Lavakoopaga tähendab siis seda, et see on tekkinud kunagi lavavoolude jooksul, kui need lavavoolud siin piirkonnas voolanud on. Kui lavavool on, siis lavavool maapinnal voolates pealtpoolt hakkab muidugi külgede poolt johtuma, aga samal ajal siis jääb liigub lava, mis edasi voolab ja paljud lavakoopad on niimoodi tekkinud, et pealtpoolt kivistunud lava sees ei jätka lava voolamist ja kui see sees olnud lava ära voolanud, siis ka ta ei ole seal tunneli sees ära kivistunud, voolab kusagil mujal välja, kui rohkem lavat peale ei tule, tekib siis tülitunnel, mida see paneb lava ümberringi ümbritseb. Ja siin antud juhul on siis ka olemas nüüd siis lõõr, kus kaudu on siis lava ja ka vulkaanised gaasid omal ajal välja tulnud. Nii et paneb lavakiht, milles sees siis uuem noorem lava hiljem hakkas läbi tulema, saab mõni ka gaasid tulid sealt läbi, võttes
seda varevat pinnast eespoolt ära ja tekkis siis selline laava sees olevad tühemikud, mis siis hiljem ka kuni sinna lõõrini välja ulatusid ja selle lõõri kaudu ka algselt see sissepääs oli, aga praegu muidugi pääseb siis mööda tunnelit sinna lihtsamini ligi. Ja üleval olev Poopasuu on siis ka 15x20 meetrit suur ja laskub 45 meetri sügavusele maa alla, täpselt Rusu kalde peal ja sealt edasi laskub siis veel umbes 90 meetri sügavusele, kus asub väike Poopajärv, mis siis viimasel ajal võib olla kuni 15 meetri sügavune. Eriti nüüd saare ääreosadel ranniku piirkondades ja elanikkonna poolest on Terceira praegu siis suuruselt teine Asooridel. Kõige suurem on siis São Miguel, mis on siis ka kõige suuremaks saareks pindala poolest ja kus elab siis praeguseks üle poole kogu saarte elanikkonnast, aga tema Terceira on siis elanikkonna poolest suuruselt teine. Ja osad sealsama del Chofre juures väljuvad gaasid on siis ka kuni 95 kraadise temperatuuriga ja veel sügavamal, poole meetri sügavusel maa sees on selle vee temperatuuri 730 kraadi, aga tänu sellele suurele rõhule, mis tal ei ole ta veel alustunud, ja ta alustab alles siis välisuurgete jõudes. Ja need erinevad Pomarolid ka muidugi ja nendega Asooridel vulkaanistes piirkondades tihti peale selliseid päris filminguid on võimalik näha ja ka gaasi puhul on siis tegelikult need koostised üsna erinevad. Ja vaatame väikene vulkaan mälestust. Ajab sealt ossu välja igasuguse gaasiga. Ja need eledad kiid, mis seal on ka, need on suuresti nüüd seal väävli mõjul. Ja punased, mis seal vahepeal, need on siis raudoksiidid, mis on seal lõhestunud. Ja kui on muidugi rohkem niiskust, rohkem vihma, siis seda vett läheb ka rohkem ja läbi pinnase alla ja tänu sellele tuleb seda sealt ka rohkem uuesti välja. Nii et sellisel vihmarohkel ajal, ta muidugi ei ole nii, et vihma hakkab sadama, hakkab kohe siit aur välja tulema. See on ikkagi nii, et ta läheb omajagu aega, et sinna õigetes kihtis välja jõuab ja sealt hakkab uuesti siis pressitult ülesse tulema. Nii et kevade poole ta muidugi aurab rohkem siin. Aga kui hoolega vaadata ka tegelikult, siis neid kohti on siin veel. Vasaku külje peale mitmes kohas on taha, kus välja tuleb ja siin ka, kõik need kohad, kus on need samblad näha, samblased alad. Samblased alad on kõik pumaroolid ümber. Et need on need kohad, kus siis pumaroolid tegutsevad. Mis on samasugune väike ahelik otse vastas. See on teine ahelik, see on selle sama kraatri nüüd teine külg. Ja läbimõõt siit otse on siis 7 kilomeetrit. 7 kilomeetrit ühest küljest teise ja kuna ta on nüüd kõige vanem, Santa Barbara paistab seal pilvede all välja. Santa Barbara on tunduvalt noorem, see on ka tunduvalt kõrgem ja ühtsem, aga see on kõik niivõrd palju jälle ära vajunud, et ongi jäänud selline suur tasane ala. Ja tasadeks muidugi sai ta hiljem, et kui nüüd see vulkaan enam ei purskanud, Caldera oli sisse kukkunud siia ja edasi erosioon seda 100 000 aastat jooksul mõjutas, siis kõik need ida pool olnud kompleksid. Nii et see kõik siia sellesse Calderasse valgus sisse ja tekib siis suur tasane ala. Ja Terceira saar ise siis on üks suuruselt kolmas saar Assoori saarestikus. Selle pindala 402 ruutkilomeetrit, nii et Eestiga võrreldes võib öelda, et Terceira on siis umbes 2,5 saart oma pindala poolest, nii et ta väga suur ei ole, aga ja elanik Terceiral on tänapäeval 56 400 inimest praeguseks, tõenäoliselt 57 000 inimest. Oleme nüüd jõudnud siis järgmisele saarele, São Jorge saarele. Kohe kõrval muidugi on praegu hästi ilus vaade Pico vulkaanile. Järgmine saar, kuhu me siis homme õhtul läheme. São Jorge saarel täna me siis teeme tiiru saarele peale ja täna siis hommikupoole nüüd sõidame saare põhjaküljele. Sõidame saare põhjaküljele ja vaatame seal ära ühe paiga, need erinevad vaated muidugi ka tee pealt näha saame, aga põhjaküljel on siis esimene peatus ja sealt edasi siis tuleme tagasi saare lõunaküljele. São Jorge saar on siis Assooride suuruselt 4. saar, pindala on siin 246 ruutkilomeetrit, nii et ta on Terceirast siis
no veidi vähem kui poole väiksem. Ja Eestis võrrelda siis seal Muusaarest on ta nüüd suurem, aga veerand Hiiumaast ja elanikke on siin tunduvalt vähem, nii et üle 9000 inimese. See tähendab seda, et kogu saare peal elab kokku vähem inimesi, kui elab Angra de Reismo linnas. Ja elanike poolest on siis ka see saar 5. kohal Assoori saarte hulgas. Siit edasi vasakult kätte on näha siis Piko saar ja Piko saarest edasi vasakule poole jääb siis ka 4. saar, mille peale me läheme Faial. Nii et Faial ka ilusti välja paistab ära ka praegu ilusasti Horta sadam oma hoonetega seal eespool siis järgmise saare peal. Et need on kõik need 3 saart, mis siis omavahel väga tihedalt seotud on ja nende vahel ka siis me laevadega siin liigume. South George saar on omapärane selle poolest, et ta on hästi pikk ja peenikene saar, sigarikujuline 56 kilomeetrit pikk ja kõige laiemas kohas vaid 8 kilomeetrit lai. Ja saar on siis ka nagu ookeanist kerkiv mäeahelik, eriti hästi muidugi lennukiga tulles oli seda näha või laevaga ära sõites, aga kui me laevaga sõidame, siis õhtune laev on juba nüüd enam-vähem pimedas. Aga ta on siis nagu selline mäeahelik, mis siis ookeanist kerkib ja selle tõttu ka siis suur osa elanikkonnast ei ela mitte rannikul, vaid elabki hoopis sisemaal, kuhu jäävad tasasemad alad. Ookeanist kerkivad kaljud on kohati kuni 400 meetri kõrgused ja enamik haritavast maast jääb saarel üle 300 meetri kõrgusele ning saare külad asuvad enamasti rannikust kõrgemal, et siis põldudele paremini ligi pääseb. Keskne ahelik on umbes 700 meetri kõrgune ja saare kõrgem tipp on siis 1053 meetrit. Ja peamiseks tegevusalaks kohalike jaoks praegu ongi siis jätkuvalt siin karjakasvatus ja lisaks ka siis kuulsate South George juustude valmistamine, millega siin samuti tegeletakse. Ja saare keskosas Manadase kompleks on umbes 24 000 aastat vana. Tuhandete aastate jooksul lõhedest väljunud laava on kohati isegi 500 meetri paksune ja matnud enda alla mitmed varasemad kihid ja väiksemad koonused ning saare keskossa jääb ka rida väikseid koonuseid, mis on vaid paar tuhat aastat vana ja kus siis on ka siis paari tuhande aasta jooksul laavavool olnud. Ajaloolisest ajast on teada 2 purset, mida inimesed on näinud. 1580. aastal oli siis purse praeguse lennujaama ümbruses, kui siis laavavoolud sealt ookeani poole liikusid ja sellega kaasnes siis ka mäelt laskunud põletav gaasi ja tuhapilv. Ja praegune lennujaam maandumisrada on siis ka rajatud nüüd selle sama 1580. aasta laavavoolu peale. Et sealt siis need laavavoolu osad siledaks lükatud, et selle saare peal nüüd ka leida siis selline saada siis piisavalt suur tasane ala, kuhu oleks võimalik maandumisrada rajada. Ja teine purse oli 1808. aastal, see kestis kokku 6 nädalat ja selle ajal väljus 13 avanenud koonusest kuuma gaasi ja kive ning laavat, mis mattis endal ka Urselina küla, tappes vähemalt 30 inimest ja pärast ringsõidu jooksul ka Urselinas on peatuse teeme, et on näha seal siis vana kiriku kellatorni, ainuke asi, mis siis sellest vanast külast järgi jäi. Viimad Fadžad hüljati 20. sajandi lõpuks. Viimane suur lahkumine rannikult oli siis 1980. aasta maavärina tagajärjel, sest maavärina käigus ka seal Fadžade kohal kõrgetel kaljuseinadelt toimus varinguid ja paljud asulad peale seda siis ka väiksed külakesed jäeti maha, sest kardeti, et järgnevate maavärinate korral võivad hooned seal varingu alla jääda. Siin on muidugi nii tihedalt neid müüre, et siit üldpilti vaatad, on ainult kiviväli. Ja. Aga siis on see ka, et sinna kõrgelt müüride vahel on sissepääs. On sul sissepääs ja kui sissepääs tuleb, on sul tegelikult täiesti read. Nagu siin antud juhul on need read näha. Read näha ja on siis kõrvuti nagu kaks osa, mis siin on. Ja kui sa ühel poolt tulema hakkad, siin jääb mäe külge ette, et siin pärast seda sissepääsu nagu otsast ei ole näha. Aga sul läheb müüri vahele sisse, oma selle istandusalale nagu sisse ja siis hakkadki neid vahesid mööda käima ja sa käidki niimoodi, et on 2 poolt, mis on nagu, kui sa käid, et sa ei saa nagu otse käia. Müürid on laotud täpselt nii, et 1 pool, teine pool, et tuul võimalikult vähe liiguks. Ja siis sealt hakkad tulema, käid ühe väikse lapikese ära, siis on väike avaus
paremal pool, see on just see järgmine rida, mis siin oli just täna väike lapikene, siis on vasakul pool avaus, tuled siia selle läbi, jälle paremal pool avaus ja niimoodi käib kogu selle rivi läbi. Ja Horta endaga me tutvume nüüd ülehomme hommikul. See tähendab, et tutvuda saate muidugi siin juba täna õhtul ja homme õhtu ka põhjalikult. Linn ise ei ole siis ka kuigi suur. Ja ülehomme siis soovijad saavad teha siis ka siin sellise ühise linnaeskursiooni, et näha ja kuulda, mis nad siin näinud juba olete, et nende kohta, paikade kohta midagi natuke teada ka saada. Paial on siis 4. saar, mida me külastame ja täna siis teeme sellele saarele tiiru peale. Ja Paiali saar on siis suuruselt 5. saar, Assooride saa 73 ruutkilomeetrit suur ja see on siis pindala poolest väiksem kui Muhu saar, aga elanikke on siin tunduvalt rohkem kui enamikel saartel ja elanike arvu poolest on see siis suuruselt 3. saar. Siin elab umbes 15 000 elanikku ja kõige suurem on siis São Miguel ja suuruselt teine on Terceira ja see väike saareke, mis suuruselt pindala poolest on 5, see on siis oma elanike poolest 3. Paiali läänepoolsemat punkti võib pidada ka Euroopa läänepoolsemaks punktiks, sest Assooride kõige läänepoolsemad saared Flores ja Porvo asuvad juba Põhja-Ameerika laamal. Praegu peamiselt karjamaadega kaetud saar oli algselt kaetud tiheda metsaga ja esimesed külastajad pidasid seda peamist puuliiki, mis siin kasvas, köögiks. Ja see taime portugali keeles kannab nime siis Paia, sellest oli ka siis saare nimi Paial. Paiali keskmes asub vana 1043 meetri kõrgune vulkaan oma kaldeeraga, kuid oma ootamata nõlvadega pole see nii domineeriv kui naabersaarel kõrguv Pico vulkaan. Ja lisaks siis muidugi pakub huvi siin saare lääneosas olev kõige viimane maismaal, Asooridel maismaal puudanud vulkaan Capelinos, mida me siis samuti näha saame. Ja lisaks siis muidugi voolivad ka väiksed külad, tuleveskid ja rannad, mis siia siis ümberringi jäävad. Capello kompleksi konustest, mis järjest siit lähevad ja tolle pealt kõik see metsane osa, mis siin on see lavavool, mis jõudis siis kuni ookeani välja. Ja see vana Praia do Norte jäi siis selle sama lavavoolu peale, kus me läbi tulime, metsane ala, et sinna jäi siis see asula. See jäi lava alla, siis tehti selle kõrvale uus asula. Ja alumine osa ka, mis sinna välja jõuvad, need kaljud, need on nüüd see sama 1672 lavavooluga seotud. Ja taga, mis seal paistab viimase künka taga, need väiksemad künkad, see on Capelinos. Capelinose küngas, mis sinna jääb, see vulkaani nüüd välimine külg, kõige viimane. Ja et siin taga keskel on nüüd Caldeira, see keskne vulkaanikompleks on ju, mis see saare ümbarguseks tegi. Ja ümberringi oli ja lavavoolud olid need, mis lavavoolud olid kõik ookeani poole. Ookeani poole ja see on see, mis on ka hiljem tormidega peaaegu täielikult kadunud. Sest ta on ka, et kui ta, nagu me kus kõigalt mujal oleme käinud, et on näha need, kus on tehtud betoonist treppe ja nii edasi laeva peale, mis tegelikult paari tormiga on pärast uuesti läinud. Mõnes kohas on näha seal. Murrab lihtsalt ära nagu see. Cachorros Pico peal oli näha seda, just silaka läks üle ja silak oli täiesti kinni ära pandud, pool silast oli juba läinud. Homme hakkab maa värisema ja 2 nädala pärast hakkab tursema. Nii et siin on kogu aeg. Praegu on Terceira ja São Miguel. Kiid ütles, et praegu on seal väiksed maavärinad mõlemal saare peal. Terceira ja São Miguel peal praegu just ongi. Muidugi mitte siuksed, mida seda tunned, aga noh. Mina tundsid. Tundsite? No näed. Me naersime veel mööda koridori, läksime hotellile, mis asi see ajab kõik. Mis kella õhtul see oli? Siis tuli peale. See oli öösel, kui nad tulid öösel. See oli paarist tulles. Lennukid ja Lissaboni lõpus elu ja pärast anti veel veini ja õlut ja ma täitsa usun, et seal väike värin oli juba sees. Täna õhtul võib olla siin ka siis. Assoori platoo, mis on siis see vulkaanide piirkond, millega kõik need saared peaaegu on seotud. Lääne poole jääb siis Põhja-Ameerika laama, mille peale on ka Flores ja Porvo. Siia poole jääb Euroopa, siia poole jääb Aafrika ja see on siis see koht, kus need 3 kõiki kokku saavad. Nii et hästi seismeline piirkond siis. Mis siis on ka, et Ameerika liigub lääne poole, Euroopa ja Aafrika mõlemad liiguvad ida poole, aga erineva kiirusega, nii et kõik oma vahel ka
on pidevalt liikumises üksteise suhtes ja lisaks siis see keskmine osa, mis on siis see, mis on nagu eraldi loetakse, eraldi väikseks nagu selleks platvormiks, platoo, mis on siis eraldi nagu geoloogiline osa. Et selle tõttu ka siin rohkem seda vulkanismi on. Oli siin 13 000 aastat tagasi. Jah. No see ei ole kraater ise, vaid see on sisse kukkunud kraater. Kraater ise oli kõrgemal. Aga kui pursked lõppesid ära, siis peale seda mingi hetk oli see, et seisev kraater, kuna ta seest on ju tühi suuresti, siis kukub kokku ära, tekib kaldeera. Et ei ole kraater, vaid ta kaldeera. Kaldeera on nüüd see kraatri asemele tekkinud siis selline lehter. Jah, see parempoolne järv on vaikselt taastuma hakanud seal. Sest ennem oli see mitu, siin keskel on ka üks järve koht. Olid väiksed järvekesed. Aga siis kui 57-58 oli Kaperinose purse, siis selle käigus siit ka see vesi kadus ära. Kuskilt alasid möödast maavärinad liigutasid ära need paigast siit ja järved, mis siin olid, kuivasid ära ja hoopis oma rooli tagasid tegutsema. Aga nad muidugi tegutsenud nii ka kui Kaperinose purse, kas peale seda rohkem ei tegutsenud. Et siit kuskilt praegu ei tule mingit auru välja ega midagi. Ja vaikselt hakkad järved tagasi tulema ja soo siia. Ja matarada läheb ka siit samast küle pealt läheb ja hakkab siit külge mööda alla minema. Külge mööda alla minema ja all põhjas on näha ka. Sealt läheb sinna järve äärde välja. See matkarada, mida mööda võib siin käia. Siit allapoole sõites hakkab meie tee peale paremale poole jääma siis ka saare siseosa nüüd peamine põllumajanduspiirkond, mille keskuseks ongi Flamencos. Flamencos on praeguseks suuresti nüüd Hortaga kokku kasvamas ja väga tihedalt Hortaga seotud, enamik inimesi on Horta linnaga seotud ja käivad seal tööl, aga omal ajal oli see siis saare peamiseks põllumajanduspiirkonnaks. Paremat kätt kohe siia samasse alla orgu Flamencos jääb oma tänavate ja teedega ja nime on see saanud flaamlaste järgi, kes siis esmalt Faiali asustasid ja nad kasutasid ära viljakat pinnast väikse jõe ja allikate ümbruses ning sellest torust sai hiljem ka Horta peamine toitja. Horta linn jäi siis rannikule, Flamencoses olid põllumajandusega tegelevad inimesed, hiljem ka päris rikkad maaomanikud, kes siin olid ja kes siis linna toitsid. Ja siinsed rikkad maamõisad Flamencose orus olid populaarsed Faiali kõrgklassi hulgas päris mitused aastat kuni 20. sajandi alguseni välja. Siia kaldapealsele jääb siis linna üks kinnustustest, Santa Cruzi fort, mis rajati 16. sajandil. 16. sajand oli siis see aeg ka, kui hästi paljud need Assoori saarte kinnustused rajati. See oli siis mitte nüüd hispaanlaste poolt, vaid portugalaste poolt. Ja kaitseks oli ta siis mõeldud just ka hispaanlaste vastu ja lisaks ka kõikvõimalike piraatide vastu, kes sel ajal juba ümber Assoori saarte siin tiirutasid ja üritasid asulat ründamas käia. See fort ka tegelikult asus enam-vähem nüüd ookeani ääres. Seda osa, mis praegu juurde on tehtud, see on hiljem rajatud ookeani peale sadamasse, see sadamakaisid juurde teha. Nii et laine nüüd päris vastu müüri ei käinud, aga enam-vähem niimoodi ta oli siin. 1960 aastatel hakkas siis nende kaubalaevad asemele sadamas hulgaliselt jahte. Kaubalaeg liikus enam siit läbi ei läinud, seepärast et ei olnud enam vaja varusid peale võtta, suured diisellaevad said sõita otse üle ookeani ära ja ei pidanud peatusi tegema, aga selle asemel hakkas saabumise hulgaliselt jahte. Sama vana kaubasadam tehti ümber jahisadamaks ja sellest sai siis üks populaarsemaid peatuspaik sõidus üle Atlandi. Ja Kõrtsis sai see koht, kuhu siis sai jätta teateid, näiteks järgnevale laevale sa läksid oma laevaga ära, jutid siia kohale, sõber ei olnud veel kohale jõudnud, mõtlesid, et sa lähed ikkagi edasi ära, nüüd rohkem siin ei oota. Ja jätsid teate siia ära, sõber jõudis kohale, teadis, et Peeteri juures saab teate kätte ja niimoodi siin need teated liikusid, saatmoodi tema käest sai igasugust uust infot. Populaarsus aina kasvas ja praegu siis peab seda Kõrtsi nüüd alates 2005. aastast Peeteri poeg Jose Enrique Acevedo. Nii et Kõrtsi pidajate hulgas ütleme siis nagu kolmas põlvkond, aga ettevõtte rajas juba tema siis vana-vanaisa. Ja siit on pärit ka mitmeid 19. ja 20. sajandi riigitegelasi, näiteks meie hotelli ees on ühe mehe kuju seal ka püst. Tema on Portugali esimene president. Jahimeeskondade poolt tehtud maalikutega. Et see traditsioon sai siis kuskil 60 aastatel algude, kui sellest paigast sai siin tuntud peatuspaik jahtidele, mis üle ookeani purjetasid. Ja siis ka hakati endast märki maha jätma siit. Kas siis ennem Atlandi ületust või peale Atlandi ületust siit läbi käidi, pandi endast mingi märk siia maha ja sellest sai ka siukene, ütleme, nagu traditsioon, et kui sa nüüd head õnne tahtsid saada, siis sellest ka pidid sa siin oma laeva ära tähistama.
ja muidugi mõned nendest ka, et kes siit on nüüd siin talvetormidega näiteks teele läinud ja pole Atlandi jõudnud, et nendest siis jäi ka siis selliseks viimaseks mälestusmärgiks. Mis siit muidugi ka Eesti purjetavad, kes siit läbi on käinud, ooki on otsa teinud, et nemad saavad moodi nendest maas ja märgi jätnud. Ja 15.45 tuleb buss ja lähme lennujaama.